Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina Veiko Arumäe. Me räägime edasi õigsusest ja sellest, et Jumal on meid õigeks teinud. Nüüd, see väljend võib-olla ei ole väga tavapärases kõnes väga harjunud asja kristlased seda kasutama, aga me peaks tegelikult seda aru saama, missuguse positsiooni Jumal meid on pannud. Ja ta on meid õigeks teinud, see tähendab seda, et ta on meile meie patud andeks saanud ja sellega käivad väga paljud olulised õnnistused kaasas. Ja ka meie meelevald kuradi üle hakkab just toimuma tänu sellele, et me mõistame, missuguse positsiooni Jumal meid on pannud. Ja ma loen Rooma kirja 10. peatükist 9. salmist, mis ütleb niimoodi. Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on tema surnust üles äratanud, siis sa saad õndsaks, ehk siis kaasaegsemas keeles ütleme päästetud. Sest südamega usutakse õiguseks, ent suuga tunnistatakse õndsuseks, ehk siis päästeks. Nüüd me näeme, siin tulebki sama sõna sisse, südamega usutakse õiguseks. Või selle jaoks, et me saaksime õigeks ja suuga tunnistatakse päästmiseks. Nüüd me näeme, et asjad on käsi käes. Kui inimene saab päästetud, ehk siis ta sünnib uuesti, siis ta saab ka õigeks Jumala ees. Seda, mis mõttest ta on õiges positsioonis Jumala ees. Jumal on tema patud andeks andnud, tal on õigus tulla Jumala ette, ta teab, et Jumal kuuleb tema palvet, Jumal vaatab tema peale kui inimese peale, kes ei ole mitte kunagi midagi valesti teinud. Mille pärast? Sest Jeesus on kandnud tema patud. Ja me peame aru saama, inimesed, ka kristlased kasutavad neid väljendeid, aga nende asjade reaalsus ei ole sageli kohale jõudnud. See, et nagu öeldakse, kui Jeesus on kandnud minu patud, siis tegelikult minul ei ole enam pattu. Ehk siis Jumal on selle unustanud ja sellega kõrvaldanud minu elust. Et see on see väga oluline mõista seda. Ja ma loen ka Rooma kirja 3. peatükist ja 21. salmist ütleb niimoodi. Aga nüüd on Jumala õigus, millest käsk ja prohvetid tunnistavad, ilmutavad ilma käsuta. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesuse Kristuse usu kaudu, ehk siis selle läbi, et me usume Jeesusesse Kristusesse, seda on mõeldud siin kõikidele, kes usuvad. Me näeme seda, et siis mis asi, see Jumala õigus, mis tuleb selle sama usu läbi Jeesusesse kõikidele. Tähendab seda, et iga kristlane, kes on uskunud Jeesusesse, ta on saanud osa sellest samast õigusest, sest et ta on õigeks tehtud. Ja sest, kes usuvad, sest siin ei ole ühtki vahet, me näeme, et siis ta rõhutab seda Jumal ei tee vahet isikute vahel, nagu mõnes teiseski kohas seda on öeldud. Ja siis ütleb, sest kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma ning mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses. Ja minule on selles mõttes see väga kurb, et väga paljud kristlased on õppinud ilusti pähe selle 23. salmi ja tsiteerivad seda sellest kontekstist täiesti väljas ja loevad seda ainult üksikuna. Tegelikult see ei ole see, mis on põhirõhk, mis see kirja koht räägib. See põhirõhk ei ole see, et kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Vahest kristlased panevad seda üksteisele nii-öelda nina alla ja määrivad seda ja räägivad seda, kui sina oled ka pattu teinud ja oled Jumala aust ilma. Ei ole tänasel päeval. Jah, võib-olla ma olen teinud kunagi pattu, aga tänasel päeval Jumal on mulle patu andeks antud ja ka toonud mind ühte uude positsiooni. Ja siin 24 salm ütlebki, ning mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust lunastus läbi, mis on Kristuses Jeesuses. Ja tänasel päeval, kui ma olen uskunud Jeesusesse ja iga kristlane, kes usub Jeesusesse, tema patud on talle andeks antud ja ta on saanud jälle taas Jumala aust osa. Ja see kontekst räägib sellest, et me kunagi olime selles kohas, täna me ei ole enam selles kohas. Me oleme õigeks mõistetud, me oleme õigeks tehtud ja mitte oma tegudest, mitte oma saavutuste tõttu, vaid Jeesuse lunastuse läbi on see toimunud. See on väga oluline seda mõista, sest et miks ma seda korrutan, seal on väga praktiline rakendus ja sellega me hakkame tegelikult ka veel siin detailsemalt edasi tegelema. Üks huvitav asi, mis meiega veel juhtub, hea asi, mis meile sünnib, siis on see, et meist saavad Jumala lapsed. Amen. See on üks staatus, mille Jumal meile annab. Ja 1. Johannese kirjas 3. peatükis salm 1 ütleb Jumala sõna nõnda. Vaadake, missuguse armastus isa on meile andnud, et meid hüütakse Jumala lasteks. Mitte ei sosistata vaikselt, et me oleme saanud, sa oled Jumala laps, vaid see on kuulutus, et see on rõõmuhüüe, et me oleme saanud Jumala lasteks ja seda me olemegi. Sellepärast maailm ei tunne meid, sest ta ei tunne teda.
armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ega ole veel saanud avalikuks, mis me tulevikus oleme. Aga me teame, et me tema ilmudes oleme tema sarnased, sest me näeme teda siis, nagu tema on. Jeesus rääkis mitmel korral, kui me ei kuule teda teistmoodi või ei näe teda piiblis teistmoodi palumas kui isa poole. Amen. Ja seal oli väga lähedane suhe tal isaga ja me näeme ka seda, kuidas Jeesus läks sageli öösiti läks, et olla isaga koos osaduses ja veetis üksi aega, kas kõrbes, et palvetada Jumala poole, et olla lihtsalt isaga osaduses. Nüüd Jeesus ütles, et meil võib olla isaga samasugune osadus, et me läheme tema osadusse kui lapsed, et me oleme vabad hukkamõistust, me tuleme täiesti puhtalt uuelt lehelt tema ette ja me tuleme tema kui isa juurde. Ja Johannese 1:12 ütleb, et aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevälla, laiendatud tõlge veel ütleb, et väe, privileegi ja õigused saada Jumala lasteks, kes usuvad temasse. Need seal on meelevald selles, et me oleme tema lapsed, et ütleme, et kuninga poeg, tal on teatud liiki privileegid või asjad, mis on ka tulevad sellepärast, kes ta isa on. Ja samamoodi meie taevane isa, ta on andnud meile privileegid ja meelevalla, milles meil on õigus opereeruda. Luuka 15 tegelikult räägib ühe loo, tuntud lugu. Salm 17 loen, et seal on üks kadunud poeg. Me teame seda lugu, kus 2 poega oli ühel isal. Ja üks poiss vaatas tõenäoliselt sealt, vaatas Instast huvitavaid lugusid, tead, mis mujal maailmas toimub ja tead, tekkis ka igatsus, et läheks ka laia maailma, et ikka rohi on nagu rohelisem naabriaias ja päike paistab paremini teisel maal ja otsustas siis oma jõukalt isalt küsida kogu varandus kokku. Ühel õhtul joovad koos seal teed ja laua taga ja siis poiss mõtleb, niheleb seal ja isa märkab juba, et kuule poiss, sul on midagi südame peal või no ja poiss ei julge kohe nagu küsida ka ja isa ütleb, no käi välja, käi mõte välja, neil on nagu selline hea läbisaamine, sest poiss julges küsida midagi isa käest ja siis poiss ütleb, isa, et tea, kuidas nüüd seda sulle öelda, aga anna see osa varandust mulle, mis nagu õigusega saab minule. Ja siis isa ütleb, ei ole probleem, ei seisnud vastu isegi. See on nõnda nagu mõned inimesed, nad tahavad maailma tagasi minna. Nad on saanud Jumala ees Jumal on puhastanud neid, kõik on elus nagu õigeks saanud ja siis nad ikkagi otsustavad minna oma teed pidi. Aga siis see kadunud poeg saab oma vara, jookseb kodunt minema ja raiskab, piibel ütleb, koos ooradega kõlvatuma elu peale. Kogu see vara, mis tal on olnud, mitte ta ei paljunda ega ei tee midagi kasulikku, lihtsalt kulutab ära. Elab oma liha, sõna otseses mõttes liha järgi. Ja nüüd ühel päeval, kui majanduslangus on, mehel on kõht tühi, purksi enam osta ei saa, vaatas, kontrollib sealt kaardi pealt, vaatab, raha on otsas, tead, midagi kuskilt peale ei tule. Ja siis ta on ühel päeval notsudega koos, ennem kuulsime lugu sigadest, eks selle, on koos notsudega seal söömas, ma ei tea, Big Farm, mis iganes selle firma nimi võis olla, aga notsud ei anna temalegi süüa. Nüüd on kõht täielikult tühi, kujutan ette, et on määrdunud selle kraamiga, mis lõhnab kaugele ja mõtleb, et keskeneb, et teadmisse, et ma lähen koju tagasi. Ja nüüd Salm 17 ta siin ütleb, et aga kui ta keskenes endasse, ütles ta, see on see otsus, mida ta teeb enda sees, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, mina aga suren siia nälja kätte. Ja ta saab aru, et tema isal on inimesed, kes on tööl tema juures ja neile makstakse hästi. Ja ta mõtleb vähemalt ma lähen koju, tead, ma lähen, et saan vähemalt kõhu täis. Ja ütleb, ma asun teele. Salm 18, lähen oma isa juurde, ütlen temale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Mis on huvitav asi, et see noormees mõistis, et see suhe siin, probleem ei olnud ainult isa vahel, vaid asi oli ka Jumala vahel. Et suhted sageli, inimeste suhted on niimoodi, et kui meil ei ole omavahel suhted korras, Jeesus ütles või Johannes ütles tegelikult, et kui meil ei ole omavahel suhted korras, kuidas me saame siis Jumalaga, et meil oleksid suhted korras. Ja see poiss saab siin sellest asjast aru, et need suhted peavad korras olema, et see mõjutab meie suhet taevaga. Ja siin ta ütleb, läks teele, tuli oma isa juurde, Salm 20, aga kui ta alles kaugel oli, nägi teda tema isa ja tal hakkas temast alemeel. Ja ta jooksis ja hakkas temale ümber kaela kinni ja andis temale suud. Aga poeg ütles, vaata mida see poeg ütleb, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees, ega ole enam väärt. Ta sai aru, et selles on üks staatus, olla isa poeg, et mind hüütaks sinu pojaks.
Ent isa ütles oma sulastele, tooge kõige kallim rüü, pange temale selga ja andke temale sõrmus sõrme ja kingad jalga ja tooge veristage nuum vasikas, söögem ning olgem rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud ja on ellu virgunud. Ta oli kadunud ja on leitud ja nad hakkasid rõõmutsema. Selles on rõõm, kui me tuleme Jumala osadusse ja me teame, et Jumal on kutsunud meid, et olla temaga koos ja meist on tehtud Jumala lapsed. Nii et isa ja poja, isa taastas, ma kirjutasin paar asja välja ka, et selles loos, mida Jeesus rääkis, poeg mõistis, et lapse seisusel on sulasest kõrgem staatus. Amen. Et ta ei pidanud mitte midagi selle jaoks tegema. Ta ei pidanud isale ütlema, et kuule, ma pesen su auto õhtul ära või teeb tõotus, et ma hakkan iga õhtul, ma ei tea, tubli poiss olema või midagi head sulle tegema. Ei, ta sai täielikult taastatud ja läbi meeleparanduse ja patule selja pööramise tuli poeg tagasi isa ja poja suhtesse. Amen. Ja isa taastas poja staatus ühiskonnas ja meelevalla, mis oli ühenduses temaga. Amen. Need on tegelikult väga olulised asjad, mis meil just selle õigsusega kaasas käib, mis sa nagu välja tõid. Just, ja vaatame korra veel, mis nagu on ka võib-olla see negatiivne külg, kui inimene ei tea, et ta on õige Jumala ees ja just ka kristlane. Ja esimese Moosese 3:7 räägib sellest, kui Aadam ja Eeva langevad pattu. Ja mis on selle tagajärjed? Just seesama, kui see õige positsioon on kadunud, sest see patu langemine ei olnud ainult sellest keelatud viljast söömine, vaid sellel oli ka negatiivsed tagajärjed. Nad kaotavad oma positsiooni Jumala ees, nad kaotavad oma julguse ka Jumala ees ja ka julguse ka kuradi ees tegelikult, tema suhtes. Ja nüüd ütleb esimese Moosese 3:7 siis, sest nende mõlemate silmad läksid lahti pärast seda, kui nad sellest viljast olid söönud ja tundsid endid alasti olevat ja tõmblesid viigilehti kokku ning tegid enesele põlled ja kuulsid Jehova Jumala häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks ja Aadam ja tema naine peitsid endid Jehova Jumala palge eest rohuaia puude keskele ja Jehova Jumal hüüdis Aadamat ja ütles temale, kus sa oled? Ja tema vastas, ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti, seepärast ma peitsin enese ära. Nüüd me näeme, siin on päris mitmeid olulisi pilte sellest, kui inimene ei ole arusaamist ja tegelikult on kaotanud oma õige positsiooni Jumala ees. Esimene asi, siit hakkavad järjest sellised sõnad tulema, mida varem tegelikult ei Aadam ega Eeva suust ei kõlanud. Üks neist on kartsi. Me näeme, kuidas hirm tuleb koos patu langemisega nende ellu ja see on sama asi, kui inimene ka kristlasena isegi ei mõista, et Jumal on teda õigeks teinud, siis samamoodi on see kartus. Kartus tuleviku suhtes, kartus selle suhtes, kas Jumal üldse tahab mind näha üldse, kas Jumal tahab minu palvet kuulda. Ja ka jättis isegi sellised asjad, et nagu vahest inimesed kordavad mõningad vanast lepingust võetud palveid ja paluvad sellisel kombel, Jumal kuule minu palve häält. No mõni ütleb, et see kõlab ju väga vaimulikult ja see on vanas lepingus tõesti sees, kus Taavet niimoodi palus, aga uues lepingus ta ütleb, et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid. Täpselt. Ja nüüd see toob meid hoopis teise positsiooni, kuna me oleme tehtud õigeks Jumala ees. Jeesuse veri on meid puhastanud kõigest patust. Nüüd me võime öelda julgelt, kui mina palun oma isa käest midagi, siis ta kuuleb. Või nagu Jeesus isegi ütleb, et kui ma palun oma isalt ja tema annab. Ta räägib püha vaimu palumisest just sellisel viisil. Mõni ütleb, et see kõlab nagu kuidagi arrogantsena, et mina palun ja lihtsalt annab. Ei, see ei ole arrogants. Nüüd see ongi sama õigsuse mõistmine. Kuna ma olen tehtud Jumalas õigeks, ma võin julgelt paluda ja Jumal teeb seda, mis ta oma sõnas on tõotanud. Nüüd see ongi see sama asi, nüüd kui inimene on patumeelsusega ja ei tea, et ta on õige, siis tal ongi sama hirm Jumala ees. Teine asi, mis veel on sellega takistatud või rikutud, on ka nende omavaheline suhe. Ja. See on sama, et nad on peidus ja Jumal on otsimas neid, kuigi ta tahtis nendega suhelda, nendega osaduses olla. Ja nüüd nemad on hoopis kuskil eemal. Me näeme, et see suhe ja see julgus ka Jumalaga rääkida, Jumalaga suhelda, Jumalale ligi astuda, see kaob. Ja see on see sama asi, miks meil on vaja mõista, et me oleme õiged, me võime minna julgelt Jumala ette,
teades, et tema ei vaata meie peale kui patuste peale, kui asju inimeste peale, kes on valesti teinud, et seesama heita enese pealt ära, sest me teame, et Jumal on need kõik andeks andnud, ta on kustutanud, ta on ära pesnud need patud, me võime julgelt minna, ta kuuleb minu palvet, ta tahab minuga rääkida, ta tahab asju teha, mina tema käest palun ja need on asjad, mis me peame mõistma tegelikult ja see on seesama, kui inimesel ei ole arusaamist nendest samast õigsuse positsioonist, tal on hirm, tal on ebakindlus, ta ei oota midagi Jumala käest, kõik on nii-öelda ja väga paljud asjad jäävad tema elus ka sündimata. Teatud õnnistused, mis peaksid tulla, teatud nii-öelda asjad, mis Jumal tahab meie elus teha. Nüüd ka koos selle õigsusega on üks oluline asi ka kaasas ja just ma tõin välja, on seesama, et inimestel on ka hirm. Ja mis asi see hirm oma olemuselt on? Nüüd väga paljud hirmud jooksevad kokku ühe põhihirmu juurde ja see on hirm surma ees. Ja ka isegi kristlased vahest, ja kui me näiteks saame kuskil, ütleme maailma inimestega, võib-olla meil kõigil on sugulased, kes võib-olla ei ole ka kristlased ja saame kokku, siis ma ei ole kunagi eriti märganud seda, et meil on ühiselt mingi, kes sünnipäev või jõulud või taolist ja siis hakatakse rääkima surmast. Et noh, et millal surm tuleb ja kes sureb ja mitte kunagi ei räägita sellest. Ja kui isegi keegi tahakski selle nagu vihjata, siis selle ümber on sükene ebameeldiv ja kartus ja sükene teadmatus ja hirm tegelikult. Miks pärast? Sest see ongi tegelikult see, mis selle taga on. Kui inimene ei tunne Jeesust, tal on surmakartus. Tema jaoks on see sündmus üks hirmus ja õudne asi, mis sündima saab. Nüüd meie kui kristlased ei peaks seda kartma. Ma loen ühe kirja kohal, see on Heebrea kirja 2. peatükk 14. salm ütleb, et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis temagi, mis rääkides Jeesusest, sai otse samal viisil osa sellest, et ta surma läbi kaotaks selle, kelle võimu all on surm, see on kuradi. Mitmed tõlked tõlgivad ka mitte kaotaks, vaid teeks ta jõuetuks. Ja siis ütleb, ja vabastaks need, kes surmakartusest olid kogu eluaja kinni orjapõlves. Me oleme täna siis surmakartusest vabastatud, sest meie kui kristlaste jaoks surm ei ole mingi õudne sündmus. Mitte seda, et me ootame ja igatseme seda, aga ühel meil tuleb mingil hetkel siit lahkuda siit maa pealt. Kui Jeesus ei ole tagasi tulnud meie eluajal, siis me lahkume siit ja me sureme. Aga mis asi see on? See on tegelikult midagi sellist, kus me läheme hetkega taevasse ja meil on hoopis palju parem, meil on imeline ja vahest inimesed on isegi tohutus võib-olla ahastuses sellepärast, kui keegi kristlase on surnud, on nutavad ja ma saan aru, on teatud kurvastus, lahutus sellest inimesest. Aga sellegi poolest see ei peaks olema ahastus, see ei peaks olema meeleheide, sest et tal on hoopis palju parem. Ja ma olen ise, ütleme, ka pastorina pidanud vahest tegema mõningaid, juhtima mõningaid matuseid, aga meil omal kogudusest on mõned situatsioonid olnud ja inimesed on läinud taevasse. Ja mida ma olen tavaliselt rääkinud nendes matuse teenistuses, ma olen rääkinud taevast, et inimestel oleks arusaamine, kus ta on läinud ja me ei pea olema niimoodi kurvad nagu see maailm, kes on ahastuses ja lootusetes ja hirmus. Me oleme vabastatud sellest hirmust ja see ongi sama, kui me oleme õigeks tehtud, meil ei ole surmakartust. Ma ei karda seda päeva, seda hetke, millal iganes ka see saabub, sest et see on tegelikult midagi sellist, mis ei ole hirmus ega õudne. Ja patumeelsus on midagi sellist, mis paneb inimese eemalduma Jumalast, astub tagasi kartuse pärast. Ja Jumala sõna räägib, Luuka 5.1 on üks lugu Jeesusest, kus ta siis läheb paati, küsib jüngrit, et paati nad ei ole veel siis jüngrid küll. Küsib ka, kas ma võin kasutada, et seda sealt pealt siis jutustada. Ja ma hakkan lugema, Luuka 5.1 ütleb, aga sündis, kui rahvas tema juurde tungis Jumala sõna kuulama ja ta seisis Gennesareti järve ääres, et ta nägi 2 paati järve rannas seisvat. Aga kalamehed olid neist väljunud ja loputasid võrke. Tema astus ühte paati, mis oli Siimon oma ja palus teda natukene maad rannast eemale sõuda. Siis ta istus maha, õpetas rahvas paadist. Aga kui ta lakkas kõnelemast, ütles ta Siimonale, sõua sügavale kohale, heitke oma võrgud välja loomuse katseks. Siimon vastas ning ütles temale, õpetaja, me oleme kogu öö rühelenud, ega ole ühtki saanud, aga sinu sõna peale ma heidan võrgud välja.
Ja kui nad seda tegid, said nad suure hulga kalu ja nende võrgud rebenesid. Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need tuleksid ja neid aitaksid. Ja nad tulid ja täitsid mõlemad paadid nõnda, et need olid vajumas. Ja kuula seda osa. Seda nähes heitis Siimon Peetrus maha Jeesuse põlved ette ning ütles, Issand, mine minu juurest ära, sest ma olen patune inimene. Sest kohkumine oli vallanud teda ja kõiki, kes temaga olid, kalasaagi pärast, mis nad olid saanud. Nõnda samuti ka Jakobust, Johannest, Sebedeuse poegi, kes olid Siimone kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale, ära karda, nüüdsest alates pead sa inimesi püüdma. Nüüd on üks huvitav asi, mida Jeesus teeb. Kui Jeesus hakkab suhtlema Peetrusele, ütleb ta ära karda. Ta vabastas oma sõnadega Jeesuse hirmust, mis toidis teda tagasi või mis pani teda taanduma sellest. Ja sama kui me tuleme Jumala juurde, Jumal hakkab rääkima meie ellu asju ja julgustama meid. Ja teine asi, mida ta tegi, oli see, et ta andis talle uue plaani. Ta ütles, et ma hakkan midagi tegema sinu elus. Ja see oli asi, meil on vaja vaba olla hirmust, et Jumal saaks ilmutada, näidata meile oma plaani meie elude jaoks. Ja ta ütles, ma teen sinust inimeste püüdja. Ja ta vaatas, Peetrus ennem ütles, et ma olen patune inimene. Kogu tähelepanu oli tema peal, tema puuduste peal, sest ta teadis, et nad olid öö läbi rüganud, mitte midagi poolt saanud. Nüüd ilmub Jeesus siia, kes lahendab klõpsti probleemi. Ja seetõttu, mida ta nägi seda puudust oma elus ja see sundis teda nagu tema enda sees eemalduma Jeesusest. Aga Jeesus ütleb jah, et ma teen sinust inimeste püüdja ja ta suunab kogu tema tähelepanu tulevaste asjade peale. Ja see on, mida Jumal tahab meie elus teha. Näidata meile tulevikku ja teha seda tööd meie sees. Amen, tänu Jumalale. Nüüd ma toon veel ühe mõtte uuesti veel välja, mis sa siit tõid just. See, kuidas see patumeelsus lõhub meie isikliku suhte tegelikult Jumala. Seesama Jeesus oli just neile rääkinud sõna ja kui nad kogevad Jumala ligiolu, Jumala lähedust, siis Peetrus oli teadlik rohkem sellest oma enda patust, kui sellest, et Jumalal oleks midagi imelist tema jaoks pakkuda. Ja nüüd see on ka üks asi, me nüüd ei tea, kuidas tema enda suhe oli Jumalaga nendes asjades. Aga me räägime seda, et kui kristlane on kogu aeg patumeelne, ta kogu aeg mõtleb selle peale, mis ma olen valesti teinud ja kuidas ma olen valesti teinud ja kui palju ma olen valesti teinud, siis ta ei julgegi minna üldse Jumala ette. Ja isegi kui ta näeb ja kogeb Jumala imesid ja näeb imelisi asju, mis Jumal on temale teinud, siis tema on see, kes hoopis tahab Jumalast eemale minna, mitte Jumalale ligi tulla. Aga Jumal tahab meid hoopis endale ligi tõmmata. Isegi kui me oleme võib-olla asju valesti teinud, isegi kui me asju korrast ära, nii-öelda asjad on võib-olla elus korrast ära. Mul tuleb meelde isegi näiteks see, et üks inimene meil koguduses aastaid tagasi ja tal oli, nagu öeldakse, nädala jooksul kerkisid erinevad probleemid ja raskused ja ka isegi terviseprobleemid ja tänu Jumalale tuli tarkust, et ta tuli ikkagi pühapäeval kogudusse kohale. Ja kui ta tuli kohale, siis Jumal oli sageli just tema jaoks õiged vastused, õiged juhised, mis ta peaks tegema ja Jumal andis talle lahendused. Nüüd, aga ma tean inimesi, kes hoopis teevad vastupidi kahjuks. Mingid probleemid on kerkinud, mingisugused keerukad olukorrad või isegi haigused on neid tabanud ja nad jäävad sinna koju üksinda või nad ütlevad, ma ei hakka sinna kogudusse minema. Ja võib-olla nad on isegi midagi valesti teinud, ma ei hakka minema, ma olen nii valesti käitunud. Või isegi ka maailma inimesed ütlevad, ma ei saa tulla sinna teile kogudusse või sinna kirikusse, et mul on veel suitsetamisega probleeme või mõni ütleb, et ma joon kogu aeg ennast nii-öelda täisaeg-ajalt või midagi taolist. Iva ei ole selles, et nagu öeldakse, me peame oma asjad kõigepealt korda seadma ja siis võime Jumala ligi tulla. Kõigepealt me peame nii-öelda tegema otsuse, me tuleme Jumala ligi ja Jumal annab meie eksimused andeks ja puhastab meid ja meil on võimalus nii-öelda laada lahendusi. Ja sellepärast ongi see väga oluline see, et me ei lase sellel patumeelsusel ja sellel ka mõtetel sellest või mälestustel sellest, mis me oleme valesti teinud, kogu aeg oma elu mõjutada ja manipuleerida ja lükata ja tõmmata, vaid me võime julgelt öelda, isa, ma võin tulla sulle ligi. Sina oled mulle andeks andnud, sina oled mind õigeks mõistnud, sina oled mind puhtaks teinud, mitte minu tegudest, vaid sellepärast, et ma olen uskunud. Nüüd ma loen Rooma kirja 5. peatükis 17. salmist veel. Siin ta räägib tegelikult
alguses räägib ta Aadamist ja Eevast ja pärast räägib Jeesusest. Ta ütleb niimoodi, sest kui ühe inimese pattu langemise tõttu surm on valitsenud, selle ühe läbi, teen korra pausi, siis see ongi nüüd jutt Aadamast ja Eevast ja me näeme seda, kui nemad nii-öelda sõid sellest keelatud viljast, tegid pattu, siis selle tõttu, mis toimub, surm hakkab valitsema. Mis see tähendab, surm hakkab valitsema? See on see, et surm tähendab siis alati lahutust. Siis selles kontekstis lahutus Jumalast. See hakkab valitsema ja see tõi mitmeid probleeme. See tõi haigused siia maailma, see tõi puuduse ja kurat sai, nagu öeldakse, tuua igasugust laadi hävingut selle tõttu. Et surm hakkab valitsema. Nüüd, ja teises kontekstis tegelikult see surm hakkab valitsema, üks oli lahutus Jumalast ja surm hakkab valitsema, et nad ka loomulikus mõttes nii-öelda surid. Nende füüsiline ihu, nii-öelda haigused hakkasid neid lammutama. Nüüd vaatame edasi, mis ta ütleb. Ja kui palju enam peavad need, kes saavad armu ja õiguse anni täiuse valitsema elus selle ühe Jeesuse Kristuse läbi. Nüüd ta räägib kellestki, kes on saanud armu ja õiguse anni täiuse. Nüüd, kus kohast me oleme saanud? Jeesuse surm ja tema üles tõusmine on meile selle kinkinud, meile, kes me oleme oma elu Jeesusele andnud. Ja ta ütleb meile, kes me oleme saanud siis armu ja siin ongi nüüd see sama sõna õigus või õigsus, kuidas me seda kasutame siis. Ja me oleme selle saanud selle anni. Me oleme tehtud õigeks, me oleme pandud õigesse positsiooni Jumala ees, meie patud on andeks antud ja ütleb, et selle sama anni pärast, mida me peame tegema, me peame valitsema. Nüüd minu arust ka isegi uus tõlge vist kasutab siin väljendit kuningatena valitsema. Nüüd mismoodi üks kuningas valitseb? Tänasel päeval meil ei ole küll valitsevaid kuningaid eriti palju kuskil riikides. Nad on lihtsalt rohkem nii, kuidas öelda, ilu pärast mõnes mõttes. Aga ütleme, et olles ajastus, kus see kirjutatud on, olid kuningad valitsemas. Nad panid mõningi seaduse paika, nad kuulutasid välja. Selline seadus on nüüd siin selles riigis kehtimas ja siis nende igasugused erinevad inimesed läksid sellega ja kuulutasid selle siis erinevates kohtades välja ja inimesed said teada, et nüüd selline seadus on kehtimas ja nad peaksid sellele kuuletuma, kuna nad on selle kuninga valitsemisalas. Ja ütleb, et me peaksime oma elus nüüd kuningatena valitsema. Mismoodi? Ka oma suusõnadega. Seesama, et me kuulutame välja seda, et see, mis Jumal tahab meie elus sünniks, et see ka sünnib. Ja nüüd seesama õigsus, see, et me oleme õigeks tehtud, annab meile selle julguse, selle positsiooni, et me kuningana võime seda teha. Nüüd see, mõni ütleb, sina ka nimetad ennast kuningaks, et see on kuidagi väga uhke ja kuidagi võib-olla isegi ülbe. Ei, see ei ole mina, kes seda nimetan. Jumal nimetab meid selleks. Ta nimetab meil kuningateks ja preesliteks tegelikult. Ja Jumal on meid sellesse positsiooni pannud ja teinud meid õigeks ja nüüd me peame valitsema. Tähendab seda, et on teatud asjad, mis ei tohi meie elus olla ja me ei luba nendele oma elus olla. Ja see on ka iga kristlane peab tegema ühe selge otsuse, et ta kavatseb oma elus valitseda. Just teostada Jumal valitsust. Haigustel ei ole õigus minu elus olla. Probleemidel ei ole õigus minu elus olla, patul ei ole õigus minu elus olla, sest Jumal on mind õigeks teinud.